Lingi lisamiseks HTML dokumenti kasutatakse elementi A, mis tuleneb inglisekeelsest sõnast anchor ehk eesti keeles ankur. Lisame siia dokumendi kehasse ühe lingi. Kirjutan algusmärgendi A, automaatselt tuleb lõpumärgend ja lisan siia teksti, mida kuvatakse kasutajale. Ma soovin kasutajat suunata näiteks Rocca al Mare kooli kodulehele. Rocca al Mare kool. Aga enne veel, kui see link hakkab tööle, me peame lisama algusmärgendisse ka atribuudi href ehk Hypertext Reference. Ja see ongi tegelikult see URL või fail või dokument, millele me tahame kasutaja suunata. A-tühik, href, võrdub, jutumärgid ja siia kirjutan nüüd Rocca al Mare kooli kodulehe aadressi. https://: ramkool.edu.ee. Salvestan selle dokumendi ja seesama dokument on avatud mul siin ka paremal pool brauseris, uuendan ja ma näen, et meile ongi nüüd lisatud siia link Rocca al Mare kooli kodulehele. Vaikimisi on link alla joonitud ja sinist värvi. Kui ma siia hiirega peale lähen, siis muutub see hiire kursor selliseks näpukujuliseks ja kui ma siia peale klikin, siis muutub link punaseks. Klikin nüüd siia peale ja vaatan, kas see link viib mind õigesse kohta. Viiski Rocca al Mare kooli kodulehele. Lähen tagasi ja peale külastamist on link muutunud lillaks. Lisaks tekstile saame me linke lisada ka pildile. Mul on siin samas kaustas, kus mul on index.html fail, on ka üks pilt. Ma lisan siia kõigepealt veebilehele pildi. Selleks kasutan elementi img, mis on selle pildi source, kus see pilt tasub mul seal kaustas, kus on index.html, seal on üks kaust pildid ja selles kaustas asub pilt nimega ramk logo jpg. Ja lisan ka alternatiivteksti ramk logo ja panen selle elemendi kinni. Salvestan, uuendan ja näen, et see Rocca al Mare kooli logo on mulle siia veebilehele lisatud. Teen natukene väiksemaks. Kui ma nüüd sooviks, et see pilt oleks hoopis link, siis ma võtan selle pildi, mis ma siia lisasin, võtan selle, cutin selle, parem klikki ja lõika ja panen selle siia Rocca al Mare kool teksti asemele. Salvestan, uuendan ja nüüd on hoopis see pilt on link ja kui ma see pildi peale klikin, siis mind viiakse Rocca al Mare kooli kodulehele. Lähen tagasi. Samamoodi tegelikult me saame seda linki lisada ka teistele HTML elementidele. Väga harva on juhus, kui veebisait koosneb ainult ühest lehest, et ainult see index.html lehest. Oletame, et ma tahan luua veel teise lehe. Vajutan siia uue dokumendi loomise nupule ja loon uue lehe. Kopeerin siia sellest index.html failist selle sisu. Kustutan body'st ära olemasolev info ja salvestan selle uue lehe samasse kausta, kus mul on salvestatud ka index.html leht. Fail, salvesta nimega. Salvestan siia nimega näiteks kontakt.html. Ehk siia ma näiteks võiksin kirjutada oma kontaktinfo. Lisan siia ühe pealkirja H1 ja siia näiteks nimi ja ühe lõigu ja siia oma nime. Salvestan uuesti ja lähen tagasi index.html lehele. Siia ma tahaks nüüd lisada linki, mis viiks mind minu teisele kontakt.html lehele. Selle jaoks jällegi lisan ühe lingi elemendi A ja Hypertext Reference võrdub jutumärgid, aga nüüd ma ei pea kindlasti kirjutama täisaadressi, selle kontakt.html faili täisaadressi, vaid kuna ma tean, et on samas kaustas, kus mul asub index.html fail, siis ma võin kirjutada lihtsalt selle faili nime. kontakt.html. Panen selle algusmärgendi kinni, siia kirjutan kontakt ja salvestan. Uuendan seda lehte ja ma näen, et siia on ilmunud link kontakt lehele. Ma lähen ka oma kontaktlehe peale ja loon siia lingi, et ma saaksin tagasi minna indekslehele.
hypertext reference võrdub jutumärgid index.html ja panen siia nimeks tagasi. Salvestan ja uuendan ja lähen nüüd kontaktlehele. Vaatan, kas see link viib mind õigesse kohta. Ja viis mind kontaktlehele ja tagasi nupp, tagasi link viib mind tagasi avalehele.